Tänan, austatud juhataja, head kolleegid ja kõik, kes meid jälgivad ja kuulavad. Olen siin Riigikogu puldis seaduseelnõuga 594 SE, mis on alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi ning käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. See eelnõu iseenesest on 3 paragrahviga ja hakkame siis järjest minema, millega tegemist on. Esimene paragrahv 1 on alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise sisuga, mis teeb ettepaneku erinevate aktsiisimäärade vähendamiseks. Ja käime selguse huvides ka üle, millistest määradest me räägime ja millistest kütustest me räägime. Punktina 1 on siis ettepanek praegu kehtiv 563 eurot 1000 liitri kohta pliivabal bensiinil aktsiisimäär asendada ja tuua alla 359 peale. Punktis 2 on pliibensiini hetkel siis aktsiisimäärana 563 eurot, ettepanek on ta tuua alla 359 euro peale. Kolmanda punkti sisu on lennukikütuse aktsiisi vähendamine hetke siis 563 eurose. Ja head kolleegid, siin on päris raske rääkida, kui see müra läheb suureks saalis. Aitäh. Ja lennukiküttel on siis hetkel 563 eurot 1000 liitri kohta aktsiis ja ettepanek eelnõus on see tuua 359 euro peale. Nüüd 4. punkt on vedelgaasi aktsiisimäär, mis siis, kui eelnõu sai sisse antud, oli selleks 1000 kilogrammi aktsiisimääraks 65,01 eurot ja vähendamise ettepanek oli 0 peale tuua. Aga vahepeal on juhtunud meil see, et 1. maist on riik ja praegune valitsus veel tõstnud määrasid ehk tegelikult tänane määr, millest me teeme ettepaneku allapoole tuua, on tegelikult 79,91 eurot 1000 kilogrammi kohta vedelgaasil. Punkt 5 esimeses paragrahvis on siis mootori vedelgaasi aktsiisi muutmine, mis on hetkel siis 193 eurot 1000 kilogrammi kohta, ettepanek on see tuua 125 euro peale. Punktis 6 on diiselkütuse aktsiis, mis ka eelnõu sisseandmise ajal oli 399 eurot 1000 liitri kohta, aga vahepeal siis 1. maist on aktsiisid tõusnud ja tegelikult on täna tegemist siis 428 eurose aktsiisiga 1000 liitri kohta, aga ettepanek on tuua see 330 euro peale. Punkt 6 on kergkütteõli aktsiisimäära vähendamise ettepanek, mis ka eelnõu sisseandmise hetkel oli 399 eurot, vahepeal tingituna siis valitsuse aktsiisimäära tõstmisest 1. maist on see 428 ja meie eelnõu näeb ette siis tuua see 330 euro peale 1000 liitri kohta. Punkt 8 on raske kütteõli aktsiisi langetamine, mis eelnõu sisseandmise ajal oli 456 eurot. Tänaseks pärast 1. maid on selleks aktsiisimääraks 491 eurot, 490 eurot. Ettepanek on see tuua alla 330 euro peale. 9. punkt on põlevkivikütteõli aktsiisimäära alandamise ettepanek, mis oli eelnõu sisseandmise hetkel 447 ja ettepanek oli tuua see alla 330 peale, aga nagu siin ka varasemalt, siis valitsus on vahepeal otsustanud veelgi tõsta seda ja tänasest hetkest on tegelikult juba kehtimas 481 eurone siis aktsiisimäär 1000 kilogrammi kohta põlevkivi kütteõlil. 10. punkt on maagaasi 1000 kuupmeetri siis aktsiisimäära vähendamise ettepanek, mis oli eelnõu sisseandmise hetkel 47,81 eurot, aga pärast 1. mai aktsiiside tõstmisi on see juba 56,42 ja ettepanek on tuua see alla 6 euro peale 1000 kuupmeetri kohta maagaasil. Ja 11. punktis on ettepanek suurte gaasitarbijate soodusmäära ka vähendamine
mis siis oli või on täna 11,30 1000 kuupmeetri kohta gaasi puhul ja ettepanek on tuua see ka 6 peale. See on siis selle eelnõu esimese paragrahvi ettepanekud. Nüüd paragrahv 2 on siin käibemaksuseaduse muutmise siis muudatused, mille ettepanek on tuua alla käibemaksumäära siis 9%-lt 5% erisust ja lisada siis paragrahvi 15 lõike 2 alla 6. punkt, mis lisaks sinna ka need minu poolt ette loetud kütuse siis aktsiisimäärade käibemaksu vähendamine siis 5%-le. Ja seadus siis on ette nähtud jõustama 3. punktina selle aasta 1. augustist. Aga ma käin mõned punktid ka üle, miks on vajalik ja miks on oluline tegelikult nii käibemaksu kui aktsiise vähendada. Ja me kõik näeme, mis meie ümber toimub, milline elukallidus on, kui raske on ettevõtjatel ja inimestel täna elukallidusega hakkama saada ja nii aktsiiside kui siis käibemaksu vähendamine on väga oluline elukalliduse vähendamise aspektist, et see on üks konkreetne vahend, mida riik saab teha ja suhteliselt kiiresti tulla appi meie tarbijatele, et vähendada igapäevakulutusi. Loomulikult on see üks meede, mis aitab ka ettevõtete konkurentsivõimet parandada ja tõsta, sest madalamad energiahinnad vähendavad ettevõtete tootmiskulusid ja eriti oluline on see suuremates energiamahukates sektorites. Mitte vähem oluline punkt on piirikaubanduse moment, et oleme ka varem näinud seda, kui keeratakse aktsiisidega vint üle, siis kipub minema ja hakkama vohama kohe piirikaubandus ja kindlasti nii käibemaksu kui ka aktsiiside vähendamine aitab meil vältida ka piirikaubandust ja peamiselt siis nii Läti kui Leedu poolega. Ja tõstab loomulikult ka Eestis siis küttemüüki Eesti ettevõtjate poolt ja aitab läbi see ka meie ettevõtlust säilitada ja siin kohe ka vastus sellele, et need maksutulud tegelikult kaudselt, mis Eestis müüdava kütuse pealt jäävad Eestisse, on ka see üks tulupool, kui püütakse hakata näitama, et ainult kulu on sellega, kui vähendada aktsiise, siis tegelikult majanduse elandamise mõttes ja ka see müüdud kütus, mis Eestisse jääb, siis kindlasti see raha tegelikult kompenseerib ka osaliselt riigieelarvet. Väga oluline on energiavaesuse leevendamine, et meie paljud leibkonnad tegelikult kannatavad täna väga oluliselt elukalliduse all ja elektri kui ka kütte siis aktsiisi hinnast tuleneva raske olukorra all ja see kindlasti parandab oluliselt just madalamapalgaliste ja vähem kindlustatud leibkondade hakkama saamist, sest see on reaalne kulu, mis inimestel on selleks, et kütust, kes tarbivad ja ka küttekulud on väga oluline osa inimeste igapäevakuludest. Siis pikaajalises vaates ka, et võib ju tunduda, et kui aktsiise langetada, siis tulu riigieelarvele väheneb, aga suures pildis, kui meie tarbimine jääb meie oma riiki, piirikaubandust ei ole ja meie ettevõtted saavad tegutseda ja panna uksi kinni, meie inimestele jääb läbi selle töö alles, siis seda ettepanekut aktsiise langetada ja käibemaksu langetada ei ole kindlasti õige võtta ainult selles vaates, et see on suur kulu üks ühele Exceli tabelis ja nii on, et tegelikult ta päris nii ei ole, et majanduse vaates on väga oluline anda võimalus meie majandusele toimetada. Ja sotsiaalne õiglus on ka üks väga oluline aspekt, sellepärast, et just regionaalse tasakaalu vaates kütuse kulu ja üldse kulud kütusele on just suuremad maa- ja väikeasulate elanikele, kes tegelikult sõltuvad rohkem isiklikust transpordist ja kütuse hinna langetamine kindlasti, aktsiisi langetamine kompenseerib ja võrdsustab seda olukorda suuremate asulatega. Et need on sellised kohad, mida tahtsin kindlasti ära märkida, aga olen valmis vastama teie küsimustele. Suur tänu teile. Teil on mõned küsimused. Aivar Sõerd, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud ettekande. Jah, on küsimus, et teil on kohe eelnõu preambulas kohe esimene postulaat. Eelnõu eesmärk on vähendada elanike ettevõtetele energiahindade järsust kasvust tekitatud hinnašokki.
Ma juhin tähelepanu sellele, et naftahinnad on olnud languses, järsus languses. Mai alguseks naftahind, Brent, USA naftahind kukkusid 2021. aasta alguse tasemele. Samamoodi on gaasi hind olnud järsus languses. Ehk kogu see teie eelnõu lähtealus, see kontseptsioon põhineb vale väitel. Ja ma küsigi, et milles on või kuidas niimoodi saab olla, et teil on terve eelnõu on üles ehitatud ja püsti pandud vale väitele. Aitäh! Aitäh! No hea küsija, ma arvan, et sa saad väga hästi sellest aru, et maailmaturul erinevate energiakandjate hinnad liiguvad teinekord üle öö, nii üles kui alla. Et printsiibis see, et tuua alla energiakandjate aktsiise, mis me siin välja tõime, on ju selgelt meie ettevõtlust ja meie inimesi toetav meede. See, et see ei meeldi teie erakonnale või teile ei meeldi, see on üks aspekt. Aga meie oleme konkreetselt toonud selle just sellepärast välja, et meie ettevõtjaid on vaja toetada. Aga mida me teeme siis, kui homme näiteks näeme maailmaturul uusi rekordeid? Kas te siis võtate oma sõnad tagasi, et praegu on printsiibis vale eeldusega, mida me siin menetleme? Et äkki homme hommikul näeme hoopis teisi maailmaturu hindasid nii gaasile kui diisile, mis on väga võimalik. Aitäh! Martin Helme, palun. Ja täiesti lahtisest uksest murdis siin eelmine küsija sisse, et me räägime riigi poolt erinevatele energiakandjatele lisatavast kulust ehk aktsiisist. Kui üks kama, kas nafta maksab $27 või $67, meie paneme sinna maksu otsa aktsiisina, kõigepealt aktsiisi ja siis käibemaksu sinna otsa ja see on lisakulu komponent ja see on see, mille riik sealt nii-öelda lisaks paneb. Kui me seda vähendame, selle summa väiksemaks teeme, siis me oleme tegelikult tulnud oma tarbijatele appi ja teinud enda majandust konkurentsivõimeliseks ja see on lihtsalt, me ju kõik teame, et Aivar Sõerd ei ole nii rumal, et ta sellest aru ei saa, aga midagi peab ju ütlema. Nüüd ma tahaks meenutada ka seda, et kui me langetasime omal ajal diisliaktsiisi, siis meile räägiti, et riigieelarvesse tuleb tohutu auk. Tegelikult tagantjärgi saime teada, nii nagu me ette kohe ütlesime, et sellist auku ei tule. Ja mis tuleb, on konkurentsivõime kasv Eesti ettevõtetele, selle kaudu Eesti ettevõtete tulu kasv, Eesti majanduse konkurentsivõime läks paremaks, palgad kasvasid, kõik läks paremaks. Et see pool võib-olla minu meelest siin jäi praegu su sissejuhatuses väheks, aga meie majanduse konkurentsivõime on ju surnud praegu. Ja ei, ma oma arust ikka päris põhjalikult siin lugesin ette ka need punktid, mida kõike see aitab meil teha selleks, et mida see aitab teha see ettepanek, aga enne sind küsijale, ma ju seletasin tegelikult lahti, mis me seda vähendame ka, et see, et Aivar ei tahtnud seda aru saada, see on teine asi ja ega ma ei küsin nalja pärast seda, et aga mis on siis, kui homme või ülehomme maailmaturul ka teised hinnad hoopis. Et eelnõu eesmärk ongi ju selles mõttes tulla, meie eesmärk appi tulla meie inimestele ettevõtjatele. Mis ei tähenda seda, et see võib minna veel halvemaks mõne päeva pärast, kui maailmaturul olukord muutub. Siis võib olla veel räigem see halb olukord meie inimeste ettevõtluse jaoks. Aga nagu ma siin enne ütlesin ka, et üks väga oluline aspekt ongi piirikaubandus. See, millele sa viitasid ka, et siis, kui me vähendasime ju kütuseaktsiise ja alkoholiaktsiisi, siis meile tõestati kogu aeg, kuidas see ei ole võimalik, kuidas me ajame riigi kummuli, aga pärast tuli tegelikult välja, et tarbimine tuli Eestisse tagasi ja tegelikult oli see hoopis edulugu, nii nagu ka sai alguses peale räägitud, Ehk siis tegelikult absoluutselt, kui aktsiisid on vastuvõetavad ja makstavad, siis ettevõtjad inimesed ka suudavad, et maksta ja maksavad. Ja väga, väga hea näide, tegelikult peab ütlema halb näide, on ju meie automaks. Me just mõned päevad tagasi lugesime, kuidas tegelikult ju registreerimistasu on ju kordades vähem laekunud, kui eeldati. Exceli inimesed kuskil ministeeriumis lõid kokku lihtsalt 1+1 ja arvasid, et ongi 2. Ja olenemata sellest, et opositsioon kogu aeg rääkis seda, et sõbrad, see ei käi niimoodi, nagu te arvutate. Ja see on ju aastakümnete vältel on kogu aeg need samad arvutused, mida siin toodud on, peamiselt Reformierakonna rahandusministrite poolt, on ju kõik vastu taevast ennanud. Ja täpselt sama. Ja nüüd juhtus automaksu täpselt sama, mida ju ennustati, Ja ma juba ennetan, siin tuleb kindlasti küsimus, kus see raha võetakse ja nii edasi, Me kanname iga aasta põhimõtteliselt üle miljardi, peaaegu miljardi kanti, okei, vähem, natuke vähem, aga suurusjärk peaaegu miljardi kanname eelarvest raha üle
ühest aastast teise, mida riik tegelikult ei kasuta ära või unustab kuskile 100,4 miljonit lihtsalt topeltkirjana või ei tea, kas gaasijaama jaoks 100 miljonit oli või ei olnud. Ehk siis tegelikult hakata rääkima seda, et raha pole ja ei ole midagi võimalik teha, et tegelikult see on selline demagoogia jälle, mis tegelikult ei vasta tõele. Meil lihtsalt puudub ülevaade riigieelarvest ja mida me võisime täna uudisest lugeda. Tegelikult ongi nii, et nüüd saavad ka asjaosalised aru, et riigieelarve on vaja teha arusaadavaks, et nii eelarve enda kokkupanijad kui ka poliitikud ka need, kes ministeeriumites peavad selle eelarve järgi elama, aru ka saaks, mis asi see eelarve on. Aitäh. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud eelnõu esitajad. Esiteks aitäh selle eelnõu eest, kindlasti Keskerakond seda toetab. Aga mul on näiteks kirjutanud väga mitmed logistikafirmad ja ettevõtjad, kes on öelnud, et kütuse aktsiisi pärast on tegelikult päris mitmed logistikafirmad läinud pankrotti ja oma uksed sulgenud. Et eelmisel aastal sai päris palju selliseid uudiseid lugeda, näiteks Äripäevas. Meil on nüüd ju ka automaks rakendunud ja 1. maist veel kütuse aktsiisid tõusid. Et kui palju te näete sellist tõenäost, et veel selle tõttu võivad erinevad logistikafirmad minna pankrotti, just Eesti omad, see tähendab, et meid hakkavad teenindama välismaised logistikafirmad, see omakorda võib omada mõju kaupade hindadele ja üleüldse sellisele hinnatõusule. Et kas teie näete sellist ohtu, kui me täna seda eelnõu ei peaks vastu võtma? Aitäh, väga asjakohane küsimus ja tõsi, viimaste aastate jooksul me oleme kahjuks lugenud väga suurte, tugevate ja väga pikaajalise ajalooga Eesti transpordiettevõtete pankrotti minemisest. Ja üks oluline pool on olnudki see, et lihtsalt ei tulda enam välja, kuna enam Venemaa poole ei käida, kus varasemalt veel kompenseeriti seda Eesti kallist kütust, võeti küte, saadi sealt tulla ja teha mingeid sõite, siis täna ei ole võimalik. Meil tulevad Lõuna-Euroopa poolt odavamad vedajad sisse Eestisse ja Eesti konkurentsivõime, Eesti ettevõtte konkurentsivõime on väga tugeva löögi all ja kahjuks neid lõpetajaid on veel, kes lõpetamas on. Rääkimata sellest, selle sama veoteema juures on meil tegelikult täna lahendamata siiamaani see, et me suudame küll väga hästi pitsitada Eesti autovedajaid kõikvõimalike maksude kätte saamiseks, aga need sisuliselt, kes tulevad väljapoolt, teevad meile vedu, nendelt me täna tegelikult teekasutustasusid kätte ei saa. Meil on siiamaani välja ehitamata süsteem piiri peale, mis suudaks ära lugeda need ettevõtted, saada nende käest kätte meie teekasutusrahadeks. Et me peaks sellist asjadega tegelema, et kõik, kes meie maad kasutavad transiidina või siia toovad asju väljapoolt, et me võtame sealt kõigepealt raha ära. Aga see on meil täna täiesti lahendamata, aga oma ettevõtjat on meil lihtne pigistades, selle me saame siin kätte. Aga selle välismaalasega hakka äkki veel võõrkeeles rääkima ja nii edasi, et see ei ole okei, et tegelikult see ei ole selle eelnõu teema, aga meil on vaja ära lahendada see ka, kuidas me saame Eestis transiiti tegevad ja siin käivad ettevõtted ja välismaa ettevõtted ka tegelikult maksma meie teede kasutuse eest. Aitäh. Aivar Sõerd, palun. Ja, teile see eelnõu koosneb nagu kahest osast, kaks maksulangetust, aktsiisilangetus ja siis käibemaksulangetus. Et räägime käibemaksust. Et EKRE oli ju mõned aastad tagasi oli valitsuses ja lausa rahandusministri portfell oli teil ja valitsus nagu juhtis nagu Keskerakond. Et Keskerakond on veel suurem käibemaksulangetaja, kui teie olete kõik oma seltskonnaga. Et tookord teil jäi see käibemaks langetamata, kuigi teil oli 2019. aasta valimistel see lubadus lausa. Et kuidas siis niimoodi juhtus, et teilt nagu ei tulnud seda otsust? Aitäh, Aivar, et rõõm kuulda. Ma sellest küsimusest praegu eeldan, et sinu taha täna ei jää see hääletus. Et see ettepanek alandada ilmselt tuleb sinu poolt hääl tuleb ära, ma saan aru, et nüüd on see võimalus. Et proovime täna uuesti, mis ühel hetkel ei läinud. Tugevad poliitikuid iseloomustabki see, et nad saavad aru, et kui mingi asi ei saanud mingil hetkel tehtud ja palju on neid asju koalitsioonides, mis tegemata jäävad, tahetakse teha. Proovime täna uuesti ja loodame sinu toetava hääle peale ka, et parandame selle vea. Aitäh. Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja, et Eestis on praegu bensiini aktsiisimäär 30 või 24 senti kõrgem kui Euroopa Liidu miinimummäär ja diislikütuse siis 12 senti kõrgem kui Euroopa Liidu miinimummäär.
et kui Reformierakond siin kõrval rääkis ennem, et siin on midagi väär ja nagu valesti ja vale, siis minu meelest esiteks on vale see, et kunagi lubati meile kogu see kütuseaktsiis läheb teede remondiks. Täna Reformierakond, nagu on öelnud kuldsed sõna, see raha läheb igale poole, ammugi enam ei lähe see raha teede remondiks. Kas Eesti võiks siinkohal üldse taodelda erandit Euroopa Liidult, et tõmbamegi kütuse, bensiini ja diisliaktsiisid nulli? Meil on kütuse hinnad alla euro, see soosib meie ettevõtlust kas või aastaseks perioodiks. Et mis te sellest mõttest arvad, et küsida Euroopa Liidult erandit ja tõmmatagi aktsiisid täiesti nulli diisli ja bensiini puhul? Aitäh! Jaa, no ma toetan seda mõtet, aga ma olen ka realist, et meil on täna selline valitsus, mille ametkondade juhid ütlevad siin päris otse ju välja, et näiteks energia vaates ei peagi kuidagi arvestama Eesti inimestega ja Eesti ettevõtjatega ja nii edasi, et meil on täna tegelikult kahjuks selline valitsus, kes tegelikult avalikult ütleb, et Eesti inimese, Eesti ettevõtja hea hakkama saamine ei olegi nende prioriteet. Prioriteet on see, et Euroopast kiidetakse ja öeldakse, et tublid olete. Ja kui öeldakse, et hüppake, siis ei küsita, kohe hüpatakse ükskõik kuhu iganes. Et neid asju on tegelikult palju, mille puhul Eesti peaks täna küsima erisusi. Neid asju on tegelikult mitmeid veel siin peale selle, aga tõsi, jah, et täna meie ettepanek siin ju eelnõus ka tegelikult teeb ettepaneku tuua Euroopa Liidus lubatud miinimummääradeni kõik need aktsiisid. Aga arvestades seda, kui tugevalt Eesti on pihta saanud siin, ja siin võib ka julgeoleku aspekti tuua, me oleme Euroopa Liidu välispiir, et ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks Eesti valitsus täna küsima selleks, et Eesti majandus uuesti jalgadele saada, ettevõtlus ja jätta meie töökohad meie inimestele, küsida erisust. Aga jutt veel sellest, et siin raha pole või kust need vahendid võetakse, siis ma pean jälle meelde tuletama, et 2023. aastal oli meil siin 100 miljonit, 100,4 miljonit istus MKM-i eelarves topeltkirjana, millel ei olnud üldse mingit tegevust taga, eks sama asi. Me räägime, meil raha pole, siis me hakkasime automaksu tegema, eks. Meil on see aasta, eks 25 oli jälle 100 miljonit, ministrid ei teadnud isegi, et nad on gaasijaama jaoks 100 miljonit pannud eelarvesse. Vaidlesid omavahel siin leheveergudel, kas on või ei ole. Meil on geniaalne plaan miljardid panna tuuleenergiasse, mis on selgelt ju poliitiline otsus. See on ju poliitiline otsus, et kui te olete otsustanud, et te tahate panna miljardid tuuleenergiasse, teine koalitsioon ei teeks seda. Teine koalitsioon võib-olla mõtleks, et liigume kiiresti edasi sellega, et tuumaenergia saaks tõesti tulla, hakkame seadusandlust tegema, hakkame inimesi koolitama. Mõtleme lahenduse, kuidas põlevkiviga sinnamaani edasi minna, kuni tuumaenergia on Eestis. Jätame selle vaheetappi ära, selle tohutu kalli röövelliku hinnaga energia tootmise, mis on tuulikudeks. Aga need on poliitilised valikud. Ise teete need valikud. Või rääkimata üldse Rail Balticu ehitusest. Et meie naabrid isegi ütlevad, et sõbrad, et miks me üldse Eesti poole ehitama peaks. Et ma saan aru, et meil Euroopa poole on vaja minna, aga Eesti poole vaadaku ise, kuidas ühendused saab. Et selliseid asju on tulnud. Ja te surute seda Rail Balticu ehitust siin meile iga aasta 100 miljonitega eelarve kulu, eks. Rääkimata sellest, mis see maksma hakkab, siis kui see valmis saab, eks. Et jutt sellest, et meil ei ole üldse raha, meil on väga keeruline, raha on alati vähe, raha võiks alati rohkem olla, ükskõik mis elu olla, kas riigieelarves, kodus, ettevõttes, alati võiks raha rohkem olla. Aga olukorras, kus me kanname aasta-aastalt üle 750 miljonit kuni miljardi iga aasta rahasid, ja ma möönan, et seal on rahasid, mis projektid on pooleli ja mida ei jõutud ära teha ja nii edasi, kõik see ei ole selline raha, mis jäi kulutamata sellel põhjusel, et lihtsalt ei leitud rakendust. Aga need on väga suured summad. Ja selles osas me tõenäoliselt oleme Aivariga vist ühel meel, et ega rahandus vajabki ülevaatamist ja korrastamist ka Eestis, et neid probleeme meil tõesti on. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh ja ma Aivarile küsimuse peale, et miks me ei alandanud. Kulla sõbrad, et 10. märtsil, see on 2 kuud tagasi, lammutati siis eelmine koalitsioon ära, hakati parempoolset valitsust tegema jutuga, et nüüd me hakkame makse alandama. Nüüd 2 kuud mööda läinud, ei ole mingit maksualanduse kippu-kõppu. Ja ma tuletan meelde, et 26. aprillil 2019 astus ametisse siis tollane valitsus ja 2 kuud hiljem, juuli 1. olid esimesed maksulangetused jõustunud. Nii et tegime küll maksulangetusi, natuke hiljem tegime siis diisli aktsiisilangetuse ja muide valmistasime ette ja oli juba kooskõlastusringal toiduainet käibemaksu alandamise plaan. Lihtsalt siis oli vaja liberaalsel režiimil pikali joosta hea valitsus, kõigi aegade parim valitsus. Aga käibemaksu langetuse kohta ma ütleks ka niimoodi, et kõik arvutused, mida meile nii-öelda spetsialistid on toonud, on ju ka vastu taevast lennanud. Nii selles osas, mida nad ütlevad tõstmise kohta, mida tuleb, ei ole ju tulnud, nii nagu me hoiatasime. Nii kui ka selles osas,
osas, mida nad on öelnud selle kohta, et kui me midagi langetame, siis kui suur tekib auk riigieelarves. Et kuidas me üldse saame võtta tõsiselt ühtegi reformierakondlast või nende prognoosi? Aitäh. No ei saagi võtta tõsiselt. Ja ma esmaspäeval kuulsin siin ka ikka kummastusega, kuidas sotsiaaldemokraatide juht, kes on nüüd opositsiooni kukkunud, kuidas võitles ja rebis särki siin, kuidas on vaja hakata toiduainete käibemaksu vähendama. Kui mitu korda EKRE ja tõenäoliselt ka Keskerakond on seda ettepanekut teinud ka selle valitsuse ajal, kui sotsidel oli võimalus seda teha. Ja siis hääletati tuima näoga need eelnõud maha siin. Ei pole katet, ei ole toimet ja kõik need vastused olid. See ei muuda mitte midagi, ettevõtted on ahned, võtavad kõik selle vahe kohe endale ja nii edasi. Ja nüüd rebitakse siin särki ja räägitakse, kuidas on vaja hakata võitlema hirmsasti toiduainete käibemaksu alandamise eest, mis ongi õige, aga lihtsalt see silmakirjalikkus on nii tülgastav, et lihtsalt on raske kannatada. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, nõustun kõigi teie sõnadega, aga võib-olla Reformierakonnale veel meeldetuletuseks, et siis, kui Keskerakond ja ka EKRE oli valitsuses, siis me polnud Euroopas kõige suurema majanduslangusega riik ja seejuures ka kõige suurema hinnatõusuga riik. Eesti ettevõtted ei pannud järjest oma uksi kinni, aga tegelikult ka COVID-i kriisist suutsime väga hästi välja tulla. Ja Kaja Kallase valitsus sai sellise Eesti ja hea majanduskäigu kandikul too hetk ja niivõrd paari aastaga viia Eesti niivõrd keerulisse seisu, see on ikkagi, peab olema eriline oskus. Ja Rail Balticu puhul oli teil väga õige kommentaar, et põhimõtteliselt täna me ehitame mitme miljardi eest kiiret rongiliini Tallinnast Läti piirini ja oleme tellimas ka ronge, seejuures tegelikult pole teada, et me ise suudame selle ka lõpuni ehitada. Varsti me kõik istume nendes 70 miljonit makstavates rongides Ülemiste terminalis, et võime võib-olla mingisuguse kodukohviku seal avada. Aga mis on teie hinnang, kas praegu on viimane hetk, kas see muudatus ära teha, et igasugused sellised aktsiisid ja need, et peaksid minema ikkagi teede ehitusse? Ja aitäh, hea küsija. Et kui me vaatame ühiskonda tervikuna, siis vähemalt minule inimeste tagasiside on see, et kui räägitakse ühest või teisest maksutõusust, siis inimene ütleb, et ta on veel võimeline aru saama sellest, kui riik talle päriselt ka näitab, kuhu see maksutõusu raha läheb või see maksuraha läheb. Ja kõik mäletavad seda, et siis kui omal ajal kütuseaktsiis kehtestati, eks siis oli see jutt, et nüüd me hakkame ehitama teid, eks, et teeme teed korda ja nii edasi. Aga mis on tegelikkus? Tegelikkus on see, et omavalitsuste rahastamine on veel vähenenud, teede olukord on veel halvemaks läinud. Meil tee infraehituse rahastus on üks aegade madalamaid, mis meil on. Et see on päris hull, et tegelikult selge on see, et nende aktsiisimäärade puhul, ka mis konkreetselt ühe või teise asjaks tehakse, oleks mõistlik näidata ära, ka kuhu see raha läheb, mida sellega tehakse. Siis saab ka maksumaksja aru, milleks ta ühte või teist maksu maksab. Et praegune olukord on täpselt selline, et inimesed tegelikult ei mõista, millega mida tehakse. Ja kui sul on vastus selline, et raha kulub igale poole ja siin nagu neid legendaarsed vastused siin saalis on antud ministrite poolt, siis tekibki küsimus, et mis toimub. Ja ma olen selles mõttes üsna skeptiline, et meie varimajandus ei hakka ka Eestis tõusma. Sellepärast, et inimesed on viidud sinnamaani, inimeste meeleolu on selline, et tegelikult inimesed ütlevad, et ma optimeerin oma makse nii, kuidas ma vähegi suudan. Sest sellisele riigile, kes käitub muga sedasi, ma ei taha makse maksta. Ja kahjuks on see päris valdav trend ja see on ka riigi toimimise ja riigi julgeoleku aspektis väga-väga ohtlik. Aga tulles veel Rail Balticule tagasi, siis tõsi, see on üks selline projekt, mille saatusest me tegelikult ei tea midagi veel ja ainult riigil on võimalik teha seda, et me ehitame mingisugust taristuobjekti, millel meil on suur osa maadest omandamata. Et mina ei ole üldse optimistlik, et Rail Balticu maad ka veel lähiaastatel üldse selle ehitamise jaoks suudetakse ära omandada ja ära vaielda kohtuastmetes, sest suur hulk sellest maast on veel omandamata. Rääkimata sellest, nagu te just ütlesite ka, et ega see oht on väga suur, et me ehitamegi kiire raudtee Eesti-Läti piiri peale välja ja siis sellega meie asi lõpeb. Pärast mida me veel jagame Euroopa Liidus neid kulusid koos Läti ja Leeduga, mis tulenevad sellest, et võib-olla kõik riigid äkki ei ole olnud nii usinad nagu Eesti. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja.
Eestis on elektri hind viimastel aegadel sageli Euroopa keskmisest kõrgem ja kõrged hinnad löövad eriti valusalt väiksema sissetulekuga peresid, puudutavad maapiirkondade elanikke, kes sõltuvad elektrist nii kütteks kui ka veevärgiks. Kõrged hinnad löövad ka väga valusalt Eesti ettevõtteid ja Eesti ongi viimastel aegadel tugevalt langenud ka konkurentsivõimelt. Aga elektriaktsiis on üks hinnakomponent, mida saaks riik tegelikult ise reguleerida. Et kuidas te arvate, et kas riik saaks siin ettevõtjatele appi tulla ja mis see endaga kaasa tooks? Aitäh, hea küsija. Väga asjakohane küsimus jällegi. No loomulikult riik saab vaadata loomulikult üle ka elektriaktsiisi ja selle vähendamine annaks samasugust efekti, et ta leevendaks nii inimeste otseseid kulusid kui ettevõtjate kulusid, eriti energiamahukaid ettevõtjad aitaks kõige rohkem. Aga mis meil fundamentaalne probleem on, ja see on juba pikaajalisem probleem, on see, et minu arust meie ametkonnad ikkagi ei mõtle läbi alati neid samme, miks me midagi teeme. Kui me tulen jälle selle sama, siis 2018. aastal, kui sai tehtud siis Eesti-Läti kolmas ühendus, et enne seda oli ju Eesti ja Soome elektrina vahe oluliselt väiksema erinevusega, kui ta täna on. Ja ma ei kujuta ette, et keegi ettevõtja ei mõtle oma äriplaanis, kuidas ta hakkama saab järgmine või ülejärgmine aasta või kuidas, kui me tema pere-eelarvet teeme, siis me mõtleme läbi, et missuguseid kulusid, miks me teeme, eks. Aga minu jaoks on siiamaani arusaamatu, eks seda proovitakse kaitsta erinevate argumentidega, miks oli vaja teha see Eesti-Läti kolmas ühendus enne ära kui Estlink 3, aga pärast seda, kui tehti ära kolmas ühendus, ju me liigutasime selle kallima hinna nüüd ära põhimõtteliselt Eesti ka sinna tsooni, sellepärast et Soomest ei tule enam energiat nii palju peale, kui me saame vabalt ära anda. Ma saan sellest loogikast aru, kui me oleksime teinud enne ära Estlink 3 ja siis oleksime teinud ka kolmanda Läti ühenduse, eks. Aga ma ei ole ausalt öeldes päris lõplikke vastuseid, ma olen seda küsinud, ei ole saanud, et ma näen, pigem on selline investeeringu kaitsmise jutt, miks seda vaja oli ja edasi, aga tegelikult meil on selliseid otsuseid kahjuks tehtud mitmeid ja rääkimata siin mingi vagunipargi maha müümine ilma rahata sisuliselt ja nii edasi, et meil on nagu fundamentaalne probleem see ikkagi, et esiteks punkt 1, meie ametnikel puudub vastutus tehtud otsuste eest ja kui vastutust ei ole, siis sa võid sisuliselt võtta vastu, millised otsused tahad, suga midagi teha ei saa. Ja ma arvan, et tihti ka need otsused, mida riik on teinud, ma arvan, et erasektoris sellise otsused tehtud ei oleks. Aitäh. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, hea juhataja ja lugupeetud ettekandja. Ilmselt see on samasugune küsimus nagu minu kolleegile, aga ma püüan ikkagi seda vastust saada, kuigi see küsimus võiks olla suunatud rohkem võib-olla valitsusliikmetele, kellele ma olen seda ka esitanud, aga kunagi pole vastust saanud. Eestis on alati uhkus räägitud, et kui soodsalt ettevõtluskliima meil on, aga kõik need maksud, mis on nüüd sisse viidud, nad põhimõtteliselt võtavad selle kahtluse alla. Käibemaksu tõstmine oli valitsuse kätte eelarveauk täita, kuid sellega karistati kõigepealt tarbijad, sõltumata nende sissetulekust. Kõrgem käibemaks tähendab kallimat toidukorvi, kõrgemaid arve, väiksemat ostujõudu ja tervikuna majandusele siis kahjustab majandust. Et võib-olla oskate öelda, et milles see saladus on, et miks niimoodi kogu see tagurpidi tehakse, et seda majandust just alla lasta? Aitäh. Aitäh, ma arvan, et ma ei ava siin mingit väga suurt saladust, aga ma arvan, et suur hulk otsustajaid tegelikult ei tea, mille üle nad otsustavad. Ma toon näite, et siis kui EKRE, Keskerakonna, Isamaa valitsus arutas ka siis alkoholiaktsiisi allatoomist, olid need arutelud, siis ametnikud ikkagi päris jõuliselt selgitasid, et see ettepanek, mis tehtud sai ja millega valitsus tegeles, et see ei tööta mitte kuidagi, tegelikult ei olegi nagu enam piirikaubandust ja mingit busside liikumist ei ole. Mina võtsin selle aja
ja ma sõitsin, ma elan ise Raplas, ma tulin Tallinnasse selleks ja sõitsin üks hommiku Tallinnast Iklasse, üle Ikla, siis Läti alkomarketi parklatesse, et vaatame, mis seal toimub. Ma võtsin selle aja, et ma teaks, millest ma räägin valitsuse laua taga ka, mitte ma ei arvaks. Ja tegelik olukord oli see, et see trass oli busse täis, nii minnes kui tulles, kui ma läksin siin Läti poole tagasi tulin. Ja parklad olid täis rahvast. Aga see kuvand, mida hakati ametnike poolt looma, oli see, et tegelikult te olete välja mõelnud mingi probleemi, et mingit piirikaubandust nagu ei ole. On midagi, aga see ei ole märkimisväärne. Kuhu ma tahan jõuda, et ma arvangi, et tihti tegelikult valitsejad teevadki selle arvutuse lihtsalt Exceli baasil ja lihtne, liidame mingid arvud kokku, korrutame läbi, ma ei tea, rahva arvu või ettevõtte arvuga ja siis ongi hästi. Ei ole. Ainuüksi see näide juba, et pead ikka päris elupõõras olema, kui sa ei saa aru, siis majandusministeeriumis, et inimesed veavad ju massiliselt oma ehitusmaterjalid Leedust, Poolast. See ei ole mingi saladus, kes täna midagi ehitama hakkab Eestis. See ei osta ju Eestist. Need maksud jäävad Eestis tulemata. See käib maksed tulemata. See transport võetakse ka Poolast ja Leedust. Massiliselt veetakse ehitusmaterjal sealt poolt, sellepärast see hinnavahe on nii oluline. Et ma arvan, kui mina seda tean ja minu tuttavad ja ettevõtjad räägivad, seda teevad, ei peaks olema see mingi saladus ka ju ministeeriumile. Ja nüüd on see koht, kus nende arvutuste juures neid komponente tegelikult ei arvutata. Või kui need siis kuidagi arvutatakse, siis minu hinnangul ikka väga tagasihoidlikult. Et me ei saa lihtsalt teha väga lihtsa kirjemeetodi arvutuse ja see sama automaksu või siis autoregistreerimistasu alalaekumine on see sama näide sellest. Et tuldi ühtede numbritega, tehti arvutused ära ja täna tegelikult näeme, et alalaekumine on väga suur selle prognoosi pealt, mis oli. Ehk siis minu soovitus ikkagi on ametkondadele see, et palun võtke omale alla ikkagi konkreetsed lähteandmed, tehke omale selgeks, mille üle te memosid koostate ja poliitikutele annate ette. Selge, ega poliitikud ei jõua ka kõiki asju omale selgeks teha, aga kui see lähteandmed ka valitsuse liikmetele, mis memodes antakse, on ebatäpsed ja ei sisalda kõiki õigeid andmeid, siis see võib ka üks põhjus olla, miks mõni asi kukub välja nii, nagu ta kukub. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, mul oli väga huvitav kohtumine möödunud laupäeval ühes Rakvere restoranis, kus restoranis tuli daam ligi ja ütles, et mul on nii hea meel, ma olen teie hääletaja, ja hakkas seletama, miks. Sest ta ütles, et niipea kui teie tulite võimule, te viisite 3 kuuga mitu olulist lubadust ellu ja üks nendest oli aktsiiside alandamine. Meile tulid restorani inimesed. Kohe mõjus, piirikaubandus kadus, neil hakkas liikumine toimuma. Ja ütles, et ma olen kindlalt edaspidi ka, ma näen, kuidas te lubadusi peate. Ja siis ta võrdles praegust olukorda. Ma ütles, et te olete ju niigi õnnelik, teil on veel töökoht olemas, aga paljudel enam ei ole tänu majanduskitsikusele. Ja ta ütles tõesti, laupäev on nagu esmaspäev, kauaks mul seda töökohta siin, et inimestel pole raha, me ei saa lõpmatult hinda tõsta. Et kas sinu kogemus tollest ajast ja vaatlus kinnitab seda sama, et see mõjus teenindussektoril? Absoluutselt, loomulikult. Et seesama ju, kui me võtame, siin ju ammu ei olnud ka see aeg, kui tõsteti jälle makse ju siis majutussektorile, eks. Need kõik mõjuvad, need kõik mõjuvad. Ja jälle tulles selle sama EKRE, Keskerakonna, Isamaa valitsuse aega tagasi, siis need tegelikult töötasid, need aktsiisilangetused tegelikult töötasidki. Ja siis ma mäletan, oponendid ka rääkisid, kuidas et see ahtne kapitalistist ettevõtja võtab selle vahe kõik ära ja mitte midagi saavuta, sama laul, mida meile rääkis Kaja Kallas siin kogu aeg, kui oli ettepanekud siin ka, et erinevad makse alandada. Siis tegelikult see ei vasta tõele. Ettevõtjad tulid selle kaasa, sest ettevõtjad said sellest aru, et keda nad petavad, oma rahvast. Ega ettevõtja ei ela ühe päeva plaaniga, ettevõtja vaatab ette pikemalt, kuidas oma ettevõtlusega hakkama saada. Ja ta ei saa lubada endale selliseid asju, et räägin ühte ja teen teist. Ja ettevõtjad tulid selle kaasa ja mul ei ole küll põhjust arvata, et ettevõtjad ei tuleks ka praegu kaasa sellega, kui käibemaksu langetatakse ja langetatakse aktsiise. Alati on neid, kes ka petavad või ütleme siis kelmitavad, need on alati. Aga valdavas osas on Eesti ettevõtja väga tubli
ja kindlasti tuleb kaasa ja mida ma tahan veel öelda jälle otsustajatele ja ka ametnikele, et ma arvan, et alahinnatakse seda, et ettevõtjad ei tee suurt kisa. Ettevõtjad on üldiselt selline seltskond inimesi, kes ei kisagi kogu aeg. Nad ongi ettevõtjad sellepärast, et kui nad näevad, et neile tehakse riigis olemine ja ettevõtjaks olemine nii keeruliseks, et siin ei ole võimalik seda teha või ei ole enam kasumlik, siis nad lähevad ära. Nad ütlevad korra, ütlevad 2, aga nad ei kisagi. Nad hakkavad sättima asju edasi, et minna kuskile mujale või teha kuskil mujal äri, kus see nendele mõistlik on ja neile ka midagi jääb. Ja mulle tundub, et see on ka üks selline aspekt, mida meie otsustajad tegelikult tihti ei taju või aru ei saa. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Kui me nüüd aktsiisi siin langetame, siis tegelikult see aktsiisi langetus ju kajastus lõpuks ka toiduainete hinnas. Sest kõik see rakendub toiduaine lõpphinnas ja sealt ka see käibemaksu vähendamine oleks ju mõistlik, et see ju ka toob toidu hinnad alla. Aga mis ma tahtsin ka öelda, et ega vastus peaks olema ka poliitikutel, et see tuleks nagu ka selleks teha, et mitte ainult ametnikud, vaid poliitik peab ka siis vastutama, kui nad teevad selliseid vale otsuseid. Aga nüüd, mis me oleme näinud siin praeguse koalitsiooni juures ja ka eelneva Reformierakonna koalitsioonide juures, et koalitsioonid pole suutnud meid rikkaks maksustada. Me oleme kogu aeg maksu tõstnud, aga me ei ole rikkaks saanud. Nii et siit nendega ka teavitus, et rikkaks ei ole võimalik maksustada. Et nüüd, kas see on nagu abikäsi koalitsioonile, et proovime Eesti teha rikkamaks, et ettevõtlus toimiks ja inimestel oleks hea hinnaga toiduained? Aitäh. Aitäh. Väga õige küsimus. Jah, seda võib nimetada abikäeks koalitsioonile küll, aga ma ütleks pigem, et see on täna juba üsna meeleheitlik appikarje, millega me anname täna teada, et koalitsioon, tehke silmad lahti, vaadake, mis toimub. Ma olen üsna kindel, et komisjonipoolne esindaja tuleb, hakkab rääkima, kuidas raha ei ole, teeb oma arvutused, mis talle ministeeriumist on kaasa antud, toob siin lagedale, aga ei arvestata sellega, et kui palju selle aktsiisilangetuse ja käibemaksulangetuse pealt tegelikult ettevõtteid alles võiks jääda, kes jäävad maksumaksjatena alles, kes jäävad tööandjatena alles. Tööandjatena nendele inimestele, kes saavad palka edasi. See raha tuleb kõik ühiskonda tagasi. Esiteks ei lähe nad riigi sotsiaalhoolekande peale, et hakkama saada, aga teisest maksavad maksu riigieelarvesse tagasi. Ehk see ei ole jälle nii, et 1+1 ja ongi 2, ei ole. Et tegelikult siin on palju rohkem halle toone ja maksude ka tagasilaekumist, kui lihtne arvutus võib-olla esialgu välja paistab. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, et teile just jõudis minuni ka see teema, et millest on palju räägitud, kuidas Eesti inimesed lihtsalt lähevad Eestist ära ja üks väga hea sõber tuttav teenindussektorist ütles, et septembrist noored inimesed, septembrist nemad abikaasaga kolivad Hispaaniasse, ettevalmistused käivad. Ja kui vaadata, siis praegu näiteks Hispaanias, ja miks ta ütles, et see igapäevane eluga hakkama saamine siin, eks ole, ettevõtlusega ei ole mõtet enam tegeleda, eks ole. Ja Hispaanias on 4% käibemaks toidule näiteks. Hispaanias on hea toit, eks ole, päike paistab, kliima on hea, inimesed sõbralikud. Ja me jääme jälle 2 noorest inimesest, Eesti maksumaksjast ilma. Ja see on massiline ja see on epideemiline, mis praegu toimub, see väljaränne just nimelt selle pärast, et Eestis elamine on tehtud muuhulgas ka nende maksude tõttu väga raskeks ja kohati ka võimatuks. Ja nii me inimesed ära lähevadki, et kuidas sa perspektiivis vaatad, et kuhu me niimoodi välja jõuame? Jah, väga hea küsimus. Ma pean ennast jälle kordama, aga kogu see käitumine selle maksuralliga on ju väga sarnane sellele üleüldisele käitumisele, et me kõik mäletame siin saalis, et kui see Riigikogu koosseis esimest korda kokku tuli, siis kõige esimene seadus, mis siin üle anti, oli perehüvitiste vähendamine. Perehüvitiste vähendamine. Me võtsime ära perede rahastust ja toetust väiksemaks, kes on meie põhiseadusliku kaitse all. Ei läinud palju aega mööda,
kui menetlesime siin seda, et väga olulise punktina, et samasoolised saaksid abielluda. Ja siis me kuuleme ja räägitakse meile, et meil on probleem. Inimeste arv väheneb Eestis. Peame tooma kuskilt Kasahstanist või ma ei tea, kuskilt Usbekistanist peame tooma inimesi siia Eestit üles ehitama. Et huvitav, milline sõnum see võiks noorele perele olla, et me teie toetusi vähendame, peretoetusi, aga samasoolistele anname õiguse abielluda, see on väga oluline, eks. Et kui see koosseis ja see tolleaegne koalitsioon alustas sellise sõnumiga Eesti rahvale, riigile, no siis see on täpselt selles mustris ja muude asjadega, kui me vaatame muid tegevusi, mis on tehtud, see täpselt samas mustris. Et siinkohal on perspektiiv on tume, ma ütleks. Et hädasti on vaja valitsuse vahetust ja hädasti on vaja tegelikult erakorralisi valimisi. Sellepärast, et see perspektiiv on ikka väga tume, et me peame siin veel 1,5–2 aastat jätkama samasuguse valitsemise all. Et selle ajaga läheb veel suur hulk inimesi ära ja me ei tee mitte midagi selleks sisuliselt, et tuua oma Eesti inimesi tagasi. Sellega me ei tegele, et oma Eesti inimesi tagasi tuua. Me katsume tuua siia võõraid sisse ja ühel päeval ma küsin ka, et kui enam need inimesed, kes meil ümberringi Ukraina enam ei ole nõus tegema tööd või keegi Usbekistan, et kas me siis hakkame Filipiine tooma, aga kui Filipiin ka enam ei ole nõus tegema, mis me siis teeme? Et see ei ole ju mingisugune väljavaade, aga see tume pilm meie kohal on ja sinnapoole praegu liigume, et tegelikult on meil hädasti vaja erakorralisi valimisi ja rahvas peab uuendama Riigikogu liikmete mandaati. Aitäh! Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole.